Araabia poolsaare, Euroopa lõunapiiri, Põhja-Aafrika ja Aasia vahel on kaubanduse ja kultuuride risttee. Siin kaupmeeste linnas Mekas sünnib umbes 570 peale Kristust Muhammed. Ta kasvas üles ja sai kaupmeheks, kuid tema saatus oli palju suurem. Mekas asub juba tol ajal püha paik, kuubikukujuline Kaaba, islami tähtsaim pühakoda, mida mekkalased kasutasid erinevate jumalate kummardamiseks. Kuni ühe päeval. Umbes 40-aastaselt saab Muhammed, kes harrastas tihti Mekka lähedal mägedes meditatsiooni, oma esimese ilmutuse. Talle ilmus peaingel Gabriel, kes kuulutas, et Muhammed on Allahi prohvet. Sa oled Allahi prohvet! Muhammed hakkas kuulutama uut usku, islamit, mille keskmes on usk ühte ainsesse jumalasse. Tema sõnum rõhutas õigust ja võrdsust kõigi ees, mis ei meeldinud Mekka rikastele kaupmeestele. Vastasseis kasvas. Aastal 622 toimus oluline sündmus, mis muutis maailma. Muhammed ja tema järgijad lahkusid Mekkast, et minna põhja poole Medinasse. See sündmus, mida tuntakse kui Hedžira, tähistab islami ajastu algust. Medinast sai Muhammedi esimese islami kogukonna asutaja ning juhi keskus. Medina muutus vaimseks ja poliitiliseks keskuseks. Pärast Muhammedi surma 632. aastal levis islam kiiresti. Järgnevatel sajanditel vallutasid araablaste väed tohutu maa-ala, Araabia poolsaare, osa Euroopa lõunaosast, Aafrika põhjaosa ja Aasia varasemad piirkonnad. See hiiglaslik riik jagunes hiljem 7. kuni 10. sajandil mitmeks väikseks osaks, mida valitsesid kaliifid ehk siis prohveti järglased. Tähtsamad neist olid Umayadide kalifaat, Abbasiidide kalifaat ja Fatimide kalifaat. Need sajandid, eriti 8. sajand ja 10. sajand, tähistasid islami kuldaega. Kalifaatide võimu all õitses teadus, kunst, matemaatika, meditsiin ja arhitektuur. Raamatukogud nagu Bagdaadis asuv tarkuse koda tõlkisid ja säilitasid antiikaja teadmisi, mis oleks muidu läänemaailmas kaduma läinud. Islami teadlased andsid olulise panuse algebra, astronoomia ja meditsiini arengusse. Islami maailm pühitses jätkuvalt oma pühasid paiku. Mekka jäi palverännakude sihtkohaks, kus moslemid külastasid Kaaba templit. Jeruusalemm on samuti püha, tuntud oma kalju mošee poolest. Need kohad ja kogu kalifaadi impeerium olid Araabia maailma südameks. Islami põhimõtted, õiglus ja võrdsus olid kaubanduse ja ühiskonna arengu aluseks, aidates luua stabiilse ja edumeelse ühiskonna. Kuigi kalifaadid lagunesid ja Araabia maailma piirid on aja jooksul muutunud, on islami pärand jäänud keskaega üheks mõjukaimaks ja kestvamaks kultuuriliseks ja teaduslikuks jõuks.